väga konkreetsetele sihtgruppidele, et äkki sa saaksid palun täpsemalt rääkida, kes saavad taotleda sellest kogukonnafondist ja millised on need taotlemistingimused ja ka Võrumaa eelised, millest meie maakonnana kindlasti ei tohiks ilma jääda. Ja aitäh Merilin selle sissejuhatuse eest ja mina siis Maris-Ann Treller, tõepoolest Võrumaa Arenduskeskuses vabaühenduste konsultant ja võib siis öelda, et otsapidi ka nii-öelda KÜSK-i käepikendus maakonnas, et igas maakonnas siis üks selline vabaühenduste konsultant toimetab ja meile siis on tehtud ülesandeks ka seda vooru nõustada ja taotlejatele igakülgselt abiks olla. Aga olen siis taotlusvooru tutvustamiseks kokku pannud ka väikese esitluse, mida ma siis nüüd hea meelega teiega ka jagan. Niisiis. Kriisivalmiduse tugevdamine on siis selle kogukonnafondi eesmärk. Vabandust, siin üks väike tehniline nükke. Uuesti. Ja täna siis natukene siis lähemalt sellest, et mis siis kogukonnafond endast kujutab. Et võib-olla mõned teist on teadlikud ja on juba eelmistel aastatel ka seda võimalust kasutanud, et 2 aastat on siis KÜSK-i poolt olnud selline voor avatud, mille nimi oli Kogukonna Innovatsioonifond. Ehk siis lühendiga KIF. Nüüd on siis KIF-ist saanud KOF, ehk siis kogukonnafond, mis on tõesti sellel aastal esmakordselt avatav uus meede. Ja selle eesmärk siis on suurendada kogukondade võimekust ja kriisivalmidust, aga mitte ainult. Et teine eesmärk, mida selle fondiga siis taotletakse, on tegelikult sellise kogukonna keskse valitsemisviisi juurutamine, mis tuleneb siis tegelikult sidusa Eesti arengukavast ja on üks siis Eesti riigi valitsemise selliseid keskseid prioriteete, et võiks jõuda rohkem kogukonna kesksete valitsemismudeliteni, kus kohalikud kogukonnad ja kohalikud omavalitsused omavahel tublisti koostööd teevad selleks, et just piirkonna tasandil häid ja mõjusaid lahendusi luua. Ja miks just kogukonnad? Sellepärast, et kogukonnad on just piirkondades need üksused, kes on sageli kõige suutelisemad kiiresti erinevates kriisides reageerima, kes on sageli need esimesed, kes ennast suudavad hästi kiiresti mobiliseerida ja selle tõttu siis on just riigi vaatest hästi oluline see, et kohalik omavalitsus tunneks oma kogukondasid ja saaks nendega regulaarselt ja süsteemselt kokku ja samamoodi siis ka, et kogukonna sees infovahetus väga hästi toimiks. Sest et kui üks kogukond on tugev, toimiv ja koostöine, siis on ta ka kriisides vastupidav ja saab iseseisvalt hakkama. Ja samas toovad siis ka Päästeameti erinevad uuringud välja seda, et tegelikult inimeste, elanike ja kogukondade kriisivalmidus tegelikult on siiski madal, et tegelikult on lünkasid nii selles teadlikkuses, et mida iga kogukonna liige ikkagi kriisisituatsioonis tegema peaks, kust saab infot, on ka reaalne valmistumise tase ikkagi suhteliselt madal ja sealt siis on tegelikult tulnud siis ka see vajadus kogukonnafondi järele. Nüüd selles voorus ongi siis eesmärk toetada koostööd kogukondade, vabaühenduste ja ka korteriühistute ja KOV-ide vahel, et suurendada kogukondlikku kriisivalmidust ja arendada välja just selliseid hästi-hästi praktilisi lahendusi kohalikul tasandil. Et siin selle vooru eesmärk ei ole luua dokumente ega mingisuguseid muid strateegiaid, vaid just tegutseda hästi praktilisel tasandil ja hästi kohalikul tasandil. Et vooru ajakava on siis selline, nagu Merilin juba viitas, et 30. märtsil tõepoolest see voor juba avatakse. Taotluste esitamise tähtaeg on juba 3. mai, nii et see jätab siis sellise natuke üle kuu aja oma taotluse kokkupanekuks. Ja tegevuste jaoks on aega siis tegelikult 1 aasta. Et toetusotsusi võib oodata siis juulikuus ja tegevustega võib pihta hakata juba kohe pärast seda, kui oled taotluse esitanud. Nii et kui esitad taotluse 2. aprillil, siis juba 2. aprillil võid ka hakata omal riskil
kulutusi tegema, küll aga ei ole siis kindel, et kas need kulutused pärast siis ka toetusotsusega rahuldatud saavad või mitte. Või tuleb omast taskust kulud tasuda. Toetuse eelarve on määratud 8 aastaks, et sellel aastal on eelarve 1 miljon eurot, järgmisel aastal 600 000 eurot. Ja nüüd siin on see koht, kus tuleb siis Võru maakonna eelis päriselt esile, et seekord on otsustatud siis julgeolekupoliitilistel kaalutlustel siis keskenduda eelkõige idapiiri äärsetele piirkondadele. Nii et see tähendab siis seda, et 40% sellest miljonist eurost ehk siis 400 000 eurot läheb jagamisele idapiiri äärsete valdade vahel. Õigemini nendest valdadest pärit taotlejate vahel. Taotlejaid on siis kokku 11 vallast, kes idapiiri ääres on, ja Võru maakonnas lähevad sinna alla siis Setomaa vald, Rõuge vald ja Võru vald. 30% ehk 300 000 lähevad siis teiste idapiiri ääres olevate maakondade valdade territooriumitele, ehk siis Võru maakonnas Antsla vald ja Võru linn. Ja neid selliseid KOV-e on siis 12. Nii et ülejäänud siis üle 50 KOV-i peavad omavahel jagama tegelikult seda järgi jäänud 300 000. Võib-olla selle kaardi pealt ka korraks ülevaatlikult siia silma, et tegelikult me siis räägime sellisest jaotusest, et 700 000 sellest selle aastasest voorust läheb siia heledamalt markeeritud piirkondadesse ehk idapiiri aladele. Nii et selle koha pealt hästi tahan julgustada meie maakonna taotlejaid, et suuremad summad siia piirkonda tõesti on planeeritud, nii et julgustan kindlasti selle peale mõtlema, et kas sellest voorust võiks taotleda. Nüüd lähemalt tingimustest, et sellel kogukonnafondi voorul on siis 2 erinevat sihtrühma. Et üks sihtrühm on siis mittetulundusühing või sihtasutus, ehk siis kolmanda sektori organisatsioon, kes tegutseb sõltumatult avalikes huvides ja kelle tegevus on avalik. Võib-olla selle selgitan natukene lahti ka, et mida see siis tegelikult inimkeeli tähendab, et sõltumatus tähendab siis seda, et ei ole kohaliku omavalitsuse valitseva mõju all, et juhtorgan näiteks juhtorganisse ei kuuluks kohalik omavalitsus või midagi sellist, et ikkagi tegemist oleks päriselt kogukondliku organisatsiooniga. Siis avalikes huvides tegutsemine tähendab seda, et MTÜ ei tegutse mitte ainult oma liikmeskonna huvides, vaid tegelikult laiemalt tegutseb suurema sihtgrupi huvides ja eesmärk on siis mingisuguse ühiskondliku hüve saavutamine. Ja kolmas oluline aspekt on siis see avalikkus, et see siis tähendab seda, et MTÜ-l, kes soovib sellest voorust taotleda, peaks olema mingisugune enda infokanal või vähemasti võimalus oma infot näiteks jagada mõne kas siis kohaliku omavalitsuse alamlehekese peal või mõne suurema katusorganisatsiooni alamlehekese peal, aga igal juhul peab olema olemas see koht, kust näiteks hindaja või keegi muu huviline saab lugeda selle MTÜ tegevuse kohta ja saab veenduda, et tõesti tegemist on avalikes huvides tegutseva ühendusega, kelle liikmeskond on avatud, kuhu saab liikmeks astuda, kes kajastab oma tegemisi, kes on usaldusväärne, kes tegutseb läbipaistvalt. Ehk siis need on sellised olulised põhimõtted, mida siis nii-öelda avaliku raha kasutamisel silmas tuleb pidada. Ja muidugi siis ka see tingimus, et MTÜ või sihtasutus peab olema tegutsenud vähemalt 1 aasta ja see on siis ka jällegi selline usaldusväärsust tõstev tingimus, et vältida seda, et luuakse MTÜ-sid ainult selle taotluse jaoks. Nii et esimene sihtgrupp on siis MTÜ või sihtasutus ja teine sihtgrupp on siis korteriühistu. Ja siin kehtib siis samuti see vähemalt 1 aasta nõue. Ja lisaks sellele siis peab korteriühistu olema väiksema kui 1200 ruutmeetrise suletud netopinnaga. Miks nii? See tuleneb sellest, et suurematele korteriühistutele on eraldi taotlusvoor üsna sarnastel tingimustel, toetussumma on küll natukene väiksem, aga suurematel korteriühistutel siis on tõesti võimalus küsida oma
tegevuste jaoks toetust teisest voorust. Olen siia ka selle lingi ära toonud, nii et hiljem on siis võimalus ka sellega tutvuda. Ja korteriühistute puhul siis oli ka veel see tingimus, et 80% selle korterelamu korteri omanditest peab olema füüsiliste isikute käes, et vältida siis seda, et avaliku rahaga rahastatakse kellegi äriprojekte, investeeringukortereid, nii edasi. Projekti tingimused on üsna toredad, et toetussumma on kuni 50 000 eurot, mis on vabaühenduste kontekstis üsna suur. Omafinantseeringut selles voorus ei nõuta. Selle võib küll lisada, et kui taotluses on planeeritud tegevused, mis ületavad 50 000 eurot, siis võib ära märkida, et ülejäänud kulud kaetakse omafinantseeringust. Ja veel üks tore nüanss siis selle taotlusvooru puhul, et rahastamine toimub ettemaksu alusel, nii et ei ole vaja vahepeal siis kuskilt raha laenama hakata, vaid on võimalik saada pärast toetusotsuse tegemist 20 päeva jooksul see summa juba enda kontole ja hakata tegevusi teostama. Ja tegevustest siis, et tegevusi on nüüd 2 sorti, et selle vooru esimene prioriteet on varjumiskoha või kerksuskeskuse loomine või arendamine. Kerksuskeskus on siis selline toimepidev hoone, ruum või muu koht, kus inimene saab kriisi ajal infot, nõu ja abi. Ja varjumiskoha osas on siis ka tingimused väga konkreetsed. Need on sätestatud siis korteriühistu varjumiskoha määrusega. Poole sõnaga ma võin nad juba ette lugeda, et olulisemad tingimused siis korteriühistu puhul varjumiskoha osas on siis see, et ta peab olema osaliselt või täielikult maal või siis maapinna lähedal. Seal on teatud pind, mis on inimese kohta arvestatud ning tegemist peab olema siis kuiva ja piisava õhuvahetusega ja varuväljapääsuga ja tualetiga varustatud ruumiga. Need tingimuste loetelu on muidugi natukene suurem seal varjumispaiga määruses, aga ka siin on võimalik siis täpsemalt lugeda selle lingi abil. Nüüd selle tegevussuuna puhul on siis tähtis see, et see on üks nendest põhilistest selle meetme nagu prioriteetidest, et luua siis varjumispaiku või luua kerksuskeskusi. Aga siinkohal on oluline see, et kasutada saab toetuse eelarvest siis kuni 80% varjumiskoha või kerksuskeskusega seonduvate tegevuste jaoks. Et üldiselt kõik tegevused, mida selle projekti raames tehakse, peavad olema otseselt siis seotud kas siis tegevusega number 1, mis on varjumiskoht või kerksuskeskus, või siis tegevusega number 2. Tegevus number 1 saab olla kuni 80% eelarvest ja tegevus number 2, milleni ma kohe jõuan, saab olla siis 20% või rohkem. Nii et esimene suund on siis tõesti need kerksuskeskused, varjumiskohad. Selle koha pealt võib-olla Kaisa räägib ka natukene täpsemalt, et mis on siis kerksuskeskusele seatud miinimumtingimused. Ka siin on link toodud, nii et saab sealt ka Päästeameti juhendiga täpsemalt tutvuda ja lugeda siis kerksuskeskuse kohta. Aga teine tegevuste liin on siis seotud arendustegevustega, ehk siis arendustegevused, mis on vajalikud selleks, et elanikkonna kaitset ja kriisivalmidust suurendada. Ja siin on siis nüüd tõesti võimalus oma projekti ehitada üles kas siis ainult nende arendustegevuste peale või siis teha arendustegevusi koos kerksuskeskuse või varjumispaiga loomisega. Ja arendustegevuste alla lähevad siis erinevad energia- ja veevarustuskindluse tagamise tegevused. Et ennem oli siin küsimus registreerimisel juba näiteks generaatori soetamisest MTÜ-le, siis tõepoolest, kui see teie kogukonna kriisiplaanist tuleb välja, et tarvis on generaatorit ja see tegevus on niimoodi seal kirja pandud, siis ka selline mööda küla ringi liikuv ja mitte kerksuskeskusega seotud olev generaator võiks olla osa sellest arendustegevusest. Aga arendustegevuste alla lähevad siis ka erinevad õppused, koolitused, sündmused, üritused, lähevad ka kogukondade või vabatahtlike kaasamisega seotud tegevused ja lähevad ka siis esmaabi või sidevõimekuse või ka puhta joogiveevarude tagamise tegevused. Projektivoorust on abikõlblikud kulud lisaks siis ka
otseselt seotud projekteerimistööde kulud, kommunikatsiooni ja teavituskulud ja lisaks on siis kuni 5% ulatuses taotluse eelarvest võimalik kaasata kas eksperti või küsida konsultatsiooni või osta sisse projektijuhtimise teenust ja see siis on ka kuni 5% ulatuses taotluse eelarvest. Ja siinkohal siis võib ära märkida, et see, kui MTÜ juht ise näiteks projekti juhib ja projekti teeb, siis selle eest eraldi tasu ta võtta ei tohi, küll aga võib ta teenuse osta sisse kelleltki teiselt projekti juhtimiseks. Nii et selline väikene nüanss. Täiendavad tingimused, sest neid on ju ka alati, et selle vooru puhul on siis üks väga-väga oluline tingimus, mis on siis kriisiplaani olemasolu. Et tegelikult on nii, et kui nüüd kogukonnal või korteriühistul kriisiplaani ei ole, siis tegelikult sellest voorust sellel aastal toetust küsida ei saa. Küll aga järgmisel aastal, kui siis vahepeal aasta jooksul jõuda kriisiplaan valmis teha. Et selle vooru puhul siis tõesti kõik tegevused, mida planeeritakse, peavad lähtuma juba täna olemasolevast kriisiplaanist ja ei toetata siis sellest voorust tõesti mitte siis seda kriisiplaani koostamist iseennast, vaid just sellest kriisiplaanist juba lähtuvaid tegevusi. Oluline on see, et kogukonna või korteriühistu kriisiplaan peab olema kooskõlas KOV-i kas siis kriisiplaaniga või siis KOV-i kriisivalmiduse või elanikkonnakaitse tegevustega. Ja see on nüüd see koht, kus tuleb mängu see koostöö kohaliku omavalitsusega, kogukonnakeskne lähenemisviis, valitsemisviis, et see on nüüd tõesti hästi oluline kriteerium ja oluline punkt selle taotlusvooru puhul, et päriselt eeldatakse siis rahastaja poolt seda, et taotleja läheb oma kohaliku omavalitsuse juurde ja kooskõlastab oma tegevused. Ja selle jaoks on tal siis vaja saada ka kohalikult omavalitsuselt põhjendatud seisukoht oma planeeritud tegevuste vastavuse kohta siis omavalitsuse kriisiaegsete tegevustega, elanikkonnakaitse tegevustega. Et selleks, et taotlejatel lihtsam oleks, olen siia toonud ära ka juba Võru maakonna valdade kontaktisikud, kellega sel teemal suhelda. Mõned neist on ka täna siin infotunnis, väga tore. Aga tõesti siis soovitan juba esimeses jaos ühendust võtta just oma valla inimesega selleks, et läbi rääkida oma kriisiplaanis planeeritud tegevused, kui neid ei ole tänaseks juba tehtud. Ütlen veel selle ära, et mis puudutab siis seda omavalitsuse põhjendatud seisukohta, mis siis tuleb taotlusele lisada, et see võib olla nüüd väga erinevalt lahendatud, et see võib olla kas siis näiteks vallavalitsuse istungi protokoll, kus on kinnitatud, et nendest teemadest räägiti, neid arutati ja siis lepiti kokku, et need tegevused sobivad või kas ta on siis kriisikomisjoni koosoleku väljavõte või on ta lihtsalt vastutava ametniku või vallajuhi allkirjaga dokument, et seda võib erinevalt lahendada, seal mingit kindlat vormi ei ole. Küll aga on oluline, et kohalik omavalitsus siis päriselt vaataks läbi selle kogukonna või korteriühistu kriisiplaani ja tegevused ja annaks siis oma hinnangu, et kas need tegevused on kooskõlas kohaliku omavalitsuse tegevustega. Lisaks üks tingimus siis veel seotud teavitamisega, et tegelikult iga taotleja, kes siis toetust saab, võtab ka endale kohustuse korraldada vähemalt ühe avaliku teavitusürituse. Just selleks, et siis tutvustada, mida tehti, tutvustada, kuidasmoodi see koostöö siis kohaliku omavalitsusega käis ja kuidasmoodi siis selle toetuse mõjul teie piirkonnas elanikkonnakaitse võimekus on tõusnud. Nii et selline väikene nüanss ka, mida meeles pidada, et kui lähete taotlema, siis üks avalik üritus teil ka korraldada tuleb. Lisaks siis tingimused, mille peale mõelda, et kui te ei tegutse vabaühendusena endale kuuluvates ruumides või hoones, siis peab teil olema selle hoone seaduslik kasutusõigus
ja see peab olema siis vähemalt 5 aastaks arvates projekti lõppkuupäevast ehk siis alates 2027. aasta maikuust, veel 5 aastat hiljem peab see teile ka kuuluma või teil peab olema siis see kasutusõigus sellele ruumile või hoonele. Samuti on teil vaja omaniku poolt kirjalikku nõusolekut projekti tegevuste läbiviimiseks ja kui on vaja selle jaoks mingisuguseid lubasid taotleda, siis on vaja ka omaniku volikirja selleks. Ja korteriühistu puhul siis, kuna ma tean, et täna on siin ka korteriühistuid kuulamas, et siis teie puhul on niiviisi, et teie peate siis taotlusele lisama üldkoosoleku otsuse, millega te siis otsustate, et te lähete toetust taotlema ja võtate siis endale kohustusega kõik taotlemisega kaasnevad kohustused täita. Ja teine asi, mis te peate lisama, on siis üldkoosoleku kinnitus, et kõik see, mida projektiga soetatakse või siis need ruumid, mida selle projekti tegevustega parendatakse, et nad on siis kriisi ajal kõikidele korterelamu elanikele ühiselt kasutatavad. Et sellised lisadokumendid teil tuleb siis nüüd selle 5 nädala jooksul siis kindlasti ka kätte saada. Ja siis jõuamegi hindamiseni, et nüüd kui taotluse ära esitate 3. maiks, et siis läbib taotlus kõigepealt vormilise kontrolli KÜSK-i spetsialistide poolt, kes siis vaatavad üle, et kõik nõutud dokumendid oleksid olemas ja kui ei ole, siis küsivad juurde ja annavad tähtaja puuduste likvideerimiseks. Ja edasi siis kõik, mis tehnilise kontrolli läbivad, need liiguvad siis tegelikult Päästeameti suunas. Ja Päästeamet on siis KÜSK-ile selles voorus selline hea partner, kes hindab siis just sisulisi tegevusi, et need kriisiplaanid, mis te olete lisanud ja ka kõik need projektitegevused, mis te olete siis kavandanud, nendele annab sisulise hinnangu Päästeamet. Nii et see tähendab, et tegelikult mina juba soovitaks projekti koostamise faasis võib-olla Päästeametiga konsulteerida, et kas need tegevused ikkagi on realistlikud, mõistlikud, otstarbekad ja nii edasi. Sest et Päästeamet oma hinnangu neile annab igal juhul. Ja lähtuvalt siis nendest Päästeameti hinnangutest hakkab siis tegutsema KÜSK-i sõltumatu hindajate kogu, 3 inimest selles hindajate kogus on, ja nemad siis vaatavad juba edasi konkreetsete hindamiskriteeriumite alusel, kas projekt on toetamist väärt või ei ole. Maksimumpunktide arv on siis 100 punkti, mida hindajad saavad anda. Lävend selleks, et toetust saada, on 70 punkti, nii et see tähendab, et iga hindamiskriteeriumi kohta tuleb saada siis ikkagi päris arvestatavad punktid. Ja selleks, et need hindamiskriteeriumid oleksid natukene selgemad, olen ma võtnud välja ka määruse seletuskirjast natuke põhjalikumalt kriteeriumite kohta käivad punktid. Et esimene kriteerium on siis seotus vooru eesmärkidega ja sihtrühmade vajadustega. See annab 25% teie hindest ja siinkohal siis tuleks mõelda just nendele küsimustele, et kas projekt vastab tegelikult kogukondliku valitsemise ja elanikkonnakaitse võimekuse suurendamise eesmärkidele ja kas probleem ja sihtrühmad on selgelt kirjeldatud ning põhjendatud. Et mina projekti nõustajana soovitangi eelkõige võtta aluseks oma projekti koostamisel just need samad hindamiskriteeriumite juures olevad küsimused, sest need on ka need, mille põhjal hindajad oma tööd teevad. Ja kui nad ikkagi nendele küsimustele vastuseid ei leia teie projekti tekstist, siis nad teile ka häid punkte anda ei saa. Et siis esimene hindamiskriteerium oli siis just see vooru eesmärki panustamine, et kas see tegevus, mida te teete, päriselt aitab tõsta elanikkonnakaitse võimekust teie piirkonnas ja kas see on päriselt sihtrühmadele vajalik tegevus. Teine, samuti suure mõjuga hindamiskriteerium, 25% hindest, on siis kriisiplaani seos tegelikult, et kas teie projekti tegevused on seotud kriisiplaaniga ja kas need on jätkusuutlikud tegevused, kas nendel on päriselt ka mingi mõju elanikkonnakaitse võimekusele. Edasi tulevad kriteeriumid, mis on siis seotud üldise projekti juhtimisega, ehk siis teostatavus ja juhtimine, samuti eelarve põhjendatus, ehk siis siin on sellised tüüpilised küsimused, et kas tegevuskava ja ajakava on realistlikud ja loogilised ja missugune on meeskond ja kas kulud on adekvaatsed, realistlikud,
turuhinnaga kooskõlas olevad või ülepaisutatud, et siin on siis need punktid, mida mõelda. Ja järgmised 2 kriteeriumi on siis tegelikult need koostöökriteeriumid, et kokku siis 20% teie taotluse hindest tuleb koostöö pealt, et ühelt poolt siis peate te kirjeldama ära koostöö kohaliku omavalitsusega, et kas ametnik ainult andis allkirja või kas te tegelikult ka sisuliselt arutasite kohaliku omavalitsusega seda, et kuidasmoodi teie saate panustada oma piirkonna kaitsevõimesse. Kirjeldate ära siis selle koostöö poole ja teine hindamiskriteerium siis koostöö suunal on seotud siis teiste laiemate partnerite kaasamisega. Et kas te olete arvestanud erinevate piirkondlike partneritega, kas te olete Päästeametiga koostööd teinud, kas te olete arvestanud oma piirkonna erinevate kogukonnarühmade vajadustega ja pidanud siis laiapõhjalisi arutelusid või on olnud tegemist ainult MTÜ juhatuse liikmetega, kes siis on ise selle kriisiplaani näiteks kokku pannud ja tegelikult laiapindseid arutelusid toimunud ei ole. Nii et tõesti selle meetme üks suuremaid eesmärke ja fookusi on igakülgse piirkondliku koostöö tekitamine. Nii et soovitan seda poolt ka hästi rõhutada ka oma taotluste kirjutamisel. Taotlusvooru kohta leiate infot ja abimaterjale siis järgmistelt veebilehtedelt, kus täna rääkisin ka siis KÜSK-i vooru menetlejaga, kes lubas, et ka selle taotluse esitamise keskkonna kohta on tulemas peatselt videojuhendid, nii et kui keegi jääb hätta selle TMS-i kasutamisega, siis selle kohta on tulemas videomaterjalid ja kui vajate abi ja nõu, siis taotluse esitamise osas saan olla abiks mina, aga samuti on siis meil olemas turvalisuse spetsialist Merilin Viin ja kindlasti on abiks ka Päästeameti ennetuspartner Kaisa Niilo. Et minu poolt hetkel kõik, tänan kuulamast ja kui hiljem on küsimusi, siis arutame hea meelega. Merilin, sõna sulle tagasi. Ja aitäh sulle, Maris. Päästeamet on hästi selgelt öelnud, et asjadel on mõte ainult siis, kui on olemas väga hea plaan. Nüüd ma annangi jutulõnga üle Kaisale, et Kaisa aitab palun meil mõista, et mis asi on see kogukonna kriisiplaan ja mida ta sisaldab ja millised on siis Päästeameti poolsed soovitused sellesse taotlusvooru sisenemisel. Aitäh! Tere õhtust ka minu poolt, et mul on siis paar slaidi tehtud, ei ole palju, aga paar slaidi, et mis on siis meie nii-öelda osalus või meie nii-öelda teemad selles KÜSK-i taotlusvoorus. Ja nagu Maris siin juba ära ütles, siis on 2 põhilist nii-öelda suunda. Seekord sellest taotlusvoorus üks on kerksuskeskused ja nende arendamine, ehitamine, parandamine, mis iganes sinna alla käib ja teine on varjumiskohtade nii-öelda loomine või arendamine või parandamine. Ja kerksuskeskustel on teatud baasnõuded, mis on justkui välja öeldud, aga need baasnõuded selliste sidevõimekuste ja selliste SAT-telefonide puhul on võetud siis kohaliku omavalitsuse sellistest nõuetest, et kui me räägime kerksuskeskusest, siis on kohalikul omavalitsusel nõue kerksuskeskused avada, aga tänase toetusvooru sellises valguses me räägime kogukondlikest kerksuskeskustest. Ehk kerksuskeskus oma olemuselt selline ruum või koht, kuhu siis kohalikud inimesed saavad vajadusel kokku tulla, kus nad saavad info, abi ja nõu. Ja tõesti see kerksuskeskuse selline baasnõue või miinimumvajadus on siis see, et seal oleks generatorile ülemineku valmidus või siis see generaatoriga varustatus olemas. Siis mingisugune side
vastuvõtmise või edasisaatmise alternatiiv täpselt samamoodi, mis iganes lahendus kohalikul tasandil luuakse, on täiesti vastuvõetav Päästeametile. Ja kolmandaks on siis personal ehk need inimesed, kes seda keskust või kes seda nii-öelda ruumi haldavad, kes teevad vajadusel selle ukse lahti, kes on seal kohapeal, kes seda infot välja jagavad, ehk need on tegelikult sellised 3 põhilist asja, mis Kerksuskeskusel peaks olemas olema, et saaks öelda, et tegu on kogukondliku Kerksuskeskusega. Siis varjumiskohtadel on nõudeid natukene rohkem ja nagu Maris ka juba ütles, siis tegelikult kõik info nii Kerksuskeskuste kohta kui ka varjumiskohtade kohta on leitavad Päästeameti kodulehelt, aga siin on lihtsalt välja toodud sellised tähtsamad asjad ehk vähemalt 2 sisse-väljapääsu. Et ei ole see, et üks keldriuks, mis minu taga nii-öelda sulgub, ongi ainuke sisse- ja väljapääs. Muidugi igasugused konstruktsioonid peavad olema piisavalt tugevad, vajadusel see värske õhk, et see peale tuleks, kui see uks kinni läheb, et see ei oleks ainuke nii-öelda värske õhu pealevoolu ava. Kindlasti kuivad ja puhtad ruumid. Kui me räägime korteriühistutest, siis eriti puhtad. See tähendab seda, et seal ei ole mingisugust sodi hoiustatud, et vajadusel seal oleks ruumi päriselt ka nii-öelda olla. Tegelikult on välja öeldud ka ruutmeetrit, see on inimese kohta 0,75 kuni 1,5 ruutmeetrit inimese kohta peab siis varjumiskohta tehes nii-öelda arvutuslikult välja võtma, aga see on selline detail, et kui te hakkate seda nii-öelda kriisiplaani koostama, siis me oleme igati nõus nõu, abi, kõigega toetama, et siis me saame need arvud ilusasti uuesti üle vaadata. Siis siin on ka välja toodud käimlate olemasolu, ehk siis need keha kergendamise kohad, mis ei vaja nii-öelda kanalisatsiooni ja vee töösolekut ja kindlasti see, et varjumiskohal oleks vastutav isik ehk kes vastutab selle eest, et kõik need tingimused oleks täidetud ja et sinna näiteks keldrisse ei hakka kuhjuma mingisugune sodi, vaid et see päriselt ka vajadusel oleks puhas ja kuiv. Siis selles KÜSK-i taotlusvoorus, nagu kõik juba aru said, olenemata sellest, kas tegu on kogukonna ehk siis MTÜ-ga või korteriühistuga, on kriisiplaani nõue. Kriisiplaan, ma hetkel näitan küll või räägin nii-öelda kogukonna kriisiplaanist, aga see on väga lihtsasti kohandatav ka korteriühistu kriisiplaaniks. Kui esitlus on läbi, siis me korraks nii-öelda vaatame ka, kus kohas see kenasti on. Ehk siis kiiresti leitav tegelikult Google'ist, kui te sisestate otsingusõna kogukonna kriisiplaan ja esimene ette tulev nii-öelda fail ongi kohe Päästeameti loodud, seal on ka Päästeameti logo ilusasti paremal nurgas ja tegelikult on ta väga lihtne kriisiplaani põhi, täida lüngad täpselt selle nii-öelda infoga, mis sinu käest küsitakse. Siis kui Maris ja Merilin minuga seda tänast koosolekut või täpsustavat sellist õhtut kokku leppisid, siis nende soov oli ka see, et kindlasti saaks ära näidatud sellised lihtsamad või juba valmis tehtud kriisiplaanide näidised. See kriisiplaan
see näidis on siis Niitsiku küla kriisiplaani nii-öelda põhjal tehtud. Neil on väga lihtne ühele A4-le mahtuv kriisiplaan. Ma pidin selle kahjuks siin esitluses nii-öelda pooleks tegema, et see ilusasti ära mahuks. Ehk kõige elementaarsemad asjad on kirjas. Külas on nii mitu eramaja, nii mitu kortermaja, püsielanikke nii palju ja suvel nii-öelda tuleb natuke rohkem juurde. Võimalikud kriisid ehk missugused on need olukorrad, mis mõjutavad seda küla või seda kogukonda ja mured ehk siis mis on kogukond leidnud, et on nende nii-öelda kõige nõrgemad kohad, mis mõjutavad neid kõige suurema tõenäosusega. Ja siis on käitumisjuhised kriisi korral ja siin kriisiplaanil on siis see info jagamise skeem välja joonistatud täpselt, kes kellele, kuidas selle info viib ja on ka infovaldajate või siis kriisikoordinaatorite, kriisijuhtide telefoninumbrid ka olemas. Nii, üks näidis veel on selline kogukond, ta jääb küll Võrumaast kaugele, on Tartumaal, on Äksi kogukond, kes tegi endale kriisivoldiku. Ja nemad lahendasid siis selle kriisi plaani niimoodi, et nad tegid kogukonnakaardi jagasid ära siis piirkondadeks ja piirkondadele panid eraldi või leppisid kokku erinevad piirkonnajuhid. Neil on kokku lepitud ka kogunemispunkt aadressiga, mis on ilusasti siia voldikule ka kirja pandud ja tegelikult sellel voldikul on ka teine pool ja teisel pool on siis kirjas, missugused kriisid mõjutavad seda kogukonda ja missugustes kriisides, mis ajahetkel nad nii-öelda kokku tulevad siia kogunemispunkti ehk need käitumisjuhised kriisis on väga konkreetselt kokku lepitud ja ka üles kirjutatud. Nii, päris mitmed kogukonnad on täna juba minu poole pöördunud. Nädalavahetusel näiteks käisin Saru kogukonda koolitamas ja peale sedasama nii-öelda teabeõhtut siis ruttan juba külla. Et tegelikult kõigil kogukondadel ja ka korteriühistutel on tegelikult võimalus Päästeametilt tellida tasuta kriisikoolitust. Ja seal tavaliselt kriisikoolitus on siis niimoodi üles ehitatud, et on üksikisiku kriisivalmiduse selline baasteadmised ja kui selle me nii-öelda koos ära läbime, siis me hakkame sinna peale looma siis kas kogukondliku kriisiplaani või korteriühistu kriisiplaani. Ja noh, ma ütlen, päris mitmed on juba nii-öelda ennetavalt minuga ühendust võtnud. Tänase seisuga sain ka juba Saru kogukonna kriisiplaani sellise esmase kavandi kätte. Neil on ainult paar nii-öelda täpsustust vaja teha ja tegelikult neil on see kriisiplaan kenasti olemas. Ja et mis ma tahan kogu selle jutuga öelda on see, et ärge laske ennast väga palju hirmutada sellest, et teil on palutud selle toetusvooru jooksul luua kogukondlik kriisiplaan. See ei ole lihtsalt mingi suvaline dokument kuhugi sahtlisse või et dokument sellepärast, et see on nõutud, vaid see on teie kogukonna või siis korteriühistu kokkulepped, missugustes kriisides te üldse kokku tulete, mis tegevusi te teete, kuidas te neid tegevusi teete, noh, kes on need, kelle poole te saate pöörduda ja kõik sellised asjad. Siis ma tean, et ma olen natukene kiirustanud, mul on tegelikult, see oli viimane slaid. Meil on küsimusteni aega, eks ju,
Ma vaatan nüüd korraks Marisele ja Merilile otsa. Küsimusteni on vist aega, eks ju. Nagu ma lubasin, ma näitan ära siis, kuidas te selle kogukonna kriisiplaani leiate. Ehk mina olen Google'isse sisse nii-öelda trükkinud kogukonna kriisiplaan. Nagu näete, Päästeameti nii-öelda dokument on esimene, klõpsan siia peale. See küll salvestub mul arvutisse ka dokumendina ja tulebki ilusasti lahti. Nagu ma ütlesin, paremal pool on Päästeameti logo ja siin on siis erinevad kastikesed, kuhu saab nii-öelda selle info paremale poole siis kirjutada. Vasakul pool on siis lihtsalt kas see küsimus või see teema, mille kohta siis infot võiks kirja panna. Aga kui me lähme siia esimese lause juurde ära, siis tee plaan enda jaoks ehk siis enda kogukonna jaoks ja ole loominguline. Ehk kui te tunnete, et näiteks te ei soovi oskustega inimesi siin kaardistada, sest kogukond on väike, te niigi teate, kes seal kogukonnas igapäevaselt nii-öelda on ja elavad, siis te lihtsalt kustutategi selle kastikese ära, et kui ei ole nii-öelda, kui ei ole vajadust seda siia paberi peale panna, siis see on teie kogukonna kriisiplaan, et siin ei ole mitte ühtegi sellist sunni kohta, et vot selline peab see asi välja nägema. Et tänase seisuga ma ütlen, kõik kogukonna kriisiplaanid, mis on minuni jõudnud, igaüks on erinev. Kõik need kriisiplaanid ja neid on kuskil 10, on täiesti erinevad. Mis siis, et ma olen kõigil koolitustel näidanud seda sama kriisiplaani nii-öelda põhja, aga iga kogukond võtab siit kriisiplaani põhjast täpselt need osad, mis tõesti teda kõnetavad ja mis nii-öelda neil konkreetselt vaja on. Nii, ma olen selle osa ära rääkinud. Ma korraks vaatan, kas Airika Saamo, kas sa oled juba siin? Jaa. Kui armas. Ühesõnaga, ma annan sulle sõna. Airika on siis Sulbi kogukonna liige ja nemad tegid, mis aastal te valmis saite oma kogukonna kriisiplaani? Airika? Vabandust, mul läks kuidagi mute peale. Mul jooksis arvuti kokku, kas nüüd 2 aastat tagasi äkki või? Jah, umbes nii, jah. Ma teen ta kohe lahti. Nii, siis ta on mul olemas, muidu ma ei tea peast rääkida. Sulbi 2024 on kuupäevaks all, jah? Jaa. Aga räägi, kuidas teil see kogemus oli, et kuidas sul on meie kriisiplaani see pilt täitsa ees või kui äge? Jaa, Airikal oli siis või Sulbi piirkonnal oli selline lugu, et ma natuke lihtsalt räägin tausta, et nad alustasid väga suurelt ja võimsalt, nad tegid tegelikult kriisiplaani valmis ja see sai väga suur ja mahukas ja siis nad otsustasid, et nad teevad ikkagi sellise väiksema kokkuvõtliku asja ja see on lihtsalt see pilt, mis on nii-öelda teie ees. Aga Airika, ma annan sulle nüüd sõna, ma rohkem ei lobise. Kas ma võin jagada ka? Ma kardan, et sa ei saa jagada, me ei ole sulle andnud. Saad ikka jagada, saad ikka jagada. Ja, ma millegipärast arvan, et saan. Ehk siis ma võtan lahkesti kohe kuulda seda juttu. Praegu nii, ma usun, et te näete mind. Mul on punane ruut ümber. See on meie kriisiplaan. Ühesõnaga jah, algas kõik sellest, et me kutsusime Kaisa konsultatsiooni andma meile, kutsusime külarahva kokku ja kui Kaisa oli meile siis sellised juhtnöörid kätte andnud, siis
kutsusime kogu koosoleku ja moodustasime niisuguse töögrupi, kes siis hakkas seda kriisiplaani välja töötama. Kuna ühtegi sellist head näidet tollel hetkel kuskilt väga saada ei ole, siis me lihtsalt guugeldasime internetist ja siis avastasime, ma ei mäleta, kas see oli Paikuse küla või Pärnumaal, nendel oli niisuguses vormis siis kriisiplaan, ehk siis ta on 23 lehekülge pikk. Me laadisime selle siis endale alla Wordi dokumenti ja hakkasime siis kohandama seda siis Sulbi piirkonnale sobivaks, et sisukorrast on siit ilmselt näha, et panime selle tutvustuse, siis kui palju külasid on, kui palju elanikke on, siis üldised käitumisjuhised riiklikud ja Võru valla kriisikomisjoni liikmed ja Sulbi piirkonna kriisigrupi moodustasime. See käis niiviisi, et selles töörühmal lihtsalt mõtlesime, kaardistasime külad ära, meil on 9 küla, et kes on siis selles külas niisugune tubli ja aktiivne inimene ja soovitavalt tugevam ka, et kui nüüd juhtub see, et meil ei ole võimalik enam omavahel liikuda või sidet pidada, et siis need inimesed kataksid ära kogu oma küla ja saaksid jalgsi põhimõtteliselt minna igasse tallu. Ja siis nendest moodustasime kriisigrupi ja selle kriisigrupi andmed siis samamoodi panime juba sellesse kriisiplaani üles. Ja ma võin vabalt kerida, no sissejuhatuses kirjeldasime ära, miks me seda teeme. Kriisiplaani koostamisest natukene rääkisime, et seda koostas siis Sulbi Maarahva Selts, kes vedas seda siis eest. Ja kriisiplaan kinnitati 10. märtsil 2024 Seltsi MTÜ koosolekul, sealt võttis 35 inimest osa. Siis oligi see Sulbi piirkonna tutvustus, panime siis, kui palju on külades elanikku, milline on meil loodus, millised järved või metsamassiivid meil on. Panime sellise kaardilipika kujulise, see on siis meie külade kaarte. Siis kirjeldasime ära lähimad kriisitanklad, Päästeameti üksused, haiglad, mis kõik lähemal on ja nendest kokkuvõtted me hiljem siis panimegi ka sinna kriisiplaani, mis on sellise väikese voldikuna. Ja siis siin on nüüd valla ja maakonna kriisigrupid, meie siis kriisigruppi kuuluvad inimesed. Siin ei ole nende kontakte, aga kriisiplaanis, mida Kaisa enne näitas, seal on kõigi telefoninumbrid olemas, või selles kriisiplaanis. Ja siis kirjeldasime ära, niimoodi, meie tegime nagu alguses hullult põhjalikult kõik hädaolukorrad, see on niisugune suur tabel, mis võib hädaolukord olla, kui suur on tõenäosus, kuidas ta mõjutab siis meie elanikke ja meie kodusid ja siis mida tuleb selleks ajaks siis teha, ehk siis reaalne valmisolek ja tegevusjuhis igale ühele siis taha. Mõtlesime läbi siis kõik erinevad tuisud, erakordselt külmad, erakordselt kuumad ilmad, tuumaõnnetuse, läksime üsna selliseks julgeks kätte, plahvatused ja varingud, keskkonnareostus ja meil on suur maanteede ristmik, et ta ei ole küll väga tiheda liiklusega, aga ka siis see suure õnnetus maanteel. Lennuõnnetus on siis, kui ikka midagi taevast alla kukub, küberrünnakud, äkkrünnak avalikus kohas, kuni siis massirahutuste ja sõjalise konfliktini ja loomataudid ja massiline põgenike sisseränne näiteks, kirjeldasime kõik, mis pähe tuli ära. Ja siis kirjeldasime ära kommunikatsioonivõimalused, ehk siis kuidas riigi tasandil see käib, kuidas käib siis Võru valla kriisikomisjon koos, see vist on juba natukene aegunud, ma ei ole seda jõudnud kontrollida. Panime ka selle põhimääruse siia, mis siis tuleb Riigi Teatajast. Ja siis mõtlesime, et kuidas see omavaheline suhtlemine meil siis käima hakkab. Selleks siis lõime avaliku grupi, Facebooki grupi Sulbi küla, kus meil ongi otsene eesmärk seal jagada operatiivset infot, loomulikult ka kasside ja koerte kadumist, aga sellist emotsioone me sinna väga panna ei luba. Ehk siis, et ta jääks puhtaks ja ta oleks oluline just info jagamisel. Siis määrasime kindlaks kogunemiskoha, kuna meil siin Sulbis väga palju suuremaid hooneid ei ole kui Roosutalu Vabaaja keskus. Ja seal on olemas siis ka võimekus nii-öelda autonoomse elektri peale minna, seal on olemas küte ja seal on olemas vesi, siis panimegi selle kohe Sulbi piirkonna kogunemiskoht on Roosutalu Vabaaja keskus, ehk siis kõik igasugustes kriisiolukordades, kui abi on vaja, siis saab tegelikult alati minna sinna.
Ja nüüd selle infovahetuse osas, et kui side ei tööta, siis meil on siis selle kriisiplaani lõpus on meil ka kirjeldatud ära need, mis meil olemas on olukord või vahendid ja need, mida meil veel ei ole ja mida me tahaksime taotleda tulevikus. Ja siis üks variant ongi siis see, et ilmselt siis igal külal, 9 külast igal sellel kriisigrupi liikmel võiks olla raadiosaatja, mida siis ta peab ise hoidma laetult ja et sellega oleks võimalik kiiresti infot vahetada, aga seda meil veel ei ole ja võib-olla õnnestub projekt kirjutada. Ja muidu siis info vahetamiseks inimestega väljaspoolt küla siis kasutatakse kõiki võimalikke üle-eestilisi võrgustikke alates raadiokanalitest ja kui veel töötab sotsiaalmeedia või mis iganes, siis samamoodi siis Kaitseliidu ja Jahimeeste seltsid nende raadiosaatjatega ja nendelt sidet saades siis kirjeldasime ära. Siis evakuatsioon täpselt samamoodi jälle piirkonna evakuatsioonikoht on Roosutalu Vabaajakeskus. Väike juhend, et mida sa teed evakuatsiooni korral, et sul ei ole piisavalt aega pakkida kõiki asju, et esmatähtsad vahendid võid juba eelnevalt läbi mõelda ja varuda või vähemalt sa pead teadma, kus nad asuvad, on ju. Panime sinna selle evakuatsioonikoti soovitusliku sisu ka, sellepärast, et ega sa lihtsa inimesena sa ei mõtle, mida sa sinna peaksid panema, sa paned võib-olla mingit vanu asju, saia, leiba ja ma ei tea, mida kõike. Kirjeldasime ära veel õhureostuse korral tegutsemise. Ja siis nüüd tegevusplaan, vot siin ongi piirkonnas on meil juba olemas, mis asjad on ju. Elektrigeneraatorit juba siis taotlesimegi sellest esimesest taotlusvoorust ja kuna kriisiplaani valmimisel olid need juba olemas, siis nad on siia sisse kirjutatud, mis asjad meil kõik olemas on. Mida meil ei õnnestunud saada on akujaam. Seda sellises hinnas ei õnnestunudki saada, see jäi nagu taotlemata. Ja siis on need, mida meil oleks siis veel vaja. No näete, koostada infovoldik ja vot see sama kriisiplaan ongi nüüd see infovoldik, see esimene asi meil on juba tehtud. Selle me jagasime siis kõikidele majapidamistele üldkoosolekul, siis me oleme jaganud seda Sulbi Mihkli laadal ja ka niisama kohtudes küsinud, et kas sul on olemas. Ja tema mõte tegelikult on see, et ta pidi olema selline, mis ei mädane nii kiiresti ära, millel ei jookse tint laiali ja mis on piisavalt väike, et näiteks panna külmkapi magnetiga kas või külmkapi külge või kusagile kalendri kõrvale, kellel on veel seinakalendrid või et ta oleks selline lihtne asi. Ja siis 2 asja siis kriisigrupi liikmete raadiosaatjad on meil siis veel taotlemata. Ja siis vot nüüd selle meditsiinivarude osas ongi niiviisi, et kui me oleme siin konsulteerinud erinevate meditsiinitöötajatega, siis jah, ütleme, et esmased vahendid on igal ühel kodus olemas ja nüüd jah, tõesti tasub osta ainult neid asju siis endale siia, mida meil ei ole veel tegelikult, mis ei aegu, sest et kui te saate endale ostate esmaabikarbi, kus on sees igasugused plaastrid ja asju, siis tegelikult neil kõigil on säilivusaeg peal ja ütleme üldkasutatavalt ei tohiks neid tegelikult siis aegunud asju enam niimoodi seal karbis hoida, et nad ei muutu kasutamiskõlbmatuks, aga no näiteks see steriilne haavaplaaster ei ole enam steriilne, kui tal on see aegumisaeg möödas. Et seetõttu tasuks osta siis ainult sellised meditsiinivarusid, millel ei ole aegumisaega, mis on ikkagi pika säilivusega, igasugused toed ja niisugused asjad. Ja siis ikka lõppu kõik veel värviliselt välja, et kuhu helistada, kui oled viimased hädas. Ja lisasime ka siis selle ole valmis rakenduse meelest pea, et see endale alla laadida. Ja väikseid nõuandeid, kuidas planeerida ja varusid hoida siis inimestele, et kui sa tõesti muretsed, et kas mul on kõik asjad olemas, siis see isiklike varude lehe võib endale välja printida, linnukesi taha teha. See on päris pikk. Ja siis abi ja infonumbrid, need kõige kiiremad ja nendest siis kõige tähtsamad on ka selles Sulbi kriisiplaanis olemas. Alates keskkonnareostusest kuni siis meie kõige tähtsama inimeseni meie piirkonnas. Ja siis inimene võib siia ka enda asju kirjutada. Nüüd selle kriisiplaani, kui see valmis sai, ära kinnitasime, siis meie selle panime üles sellesse Sulbi küla gruppi failide alla. See on siit alati olemas, et ma vaatan, et kas ta avaneb, siin on juhend ka kohe ja siis seda PDF-versiooni on võimalik endale iga kell kodus välja printida või siis lihtsalt, ta laeb kohe alla, kui avada. Ja nii ta ongi.
nii on meil siis osad asjad tehtud ja osad asjad on veel tegemata ja tõesti tegime nagu väga mammut plaani, et praegu teeks kindlasti selle oluliselt väiksema ja lihema. Aga kuidas, kui sa nüüd nii-öelda tagasi natuke vaatad, kuidas see protsess üleüldse oli, kas ta oli nagu pead murdvalt raske või pigem oli see, et kui saite nii-öelda jupi juba kätte või selle lõnga otsa kätte, et siis see veeres nagu lihtsamalt? See näidis või selle teise küla kriisiplaan ikkagi aitas väga palju, et alguses ei saanud visuaalselt üldse aru, mis asja me tegema peame, kuidas seda mahukat tööd üldse korraldada, aga kui sul on mingi näidis ees, siis sa ei pea täpselt samasugust tegema, aga sealt sa saad ikkagi need põhipunktid ja sealt hakkas siis ta vaikselt, me tegime Google Doci Drive'i sellise doki, kus me siis täiendasime mitmekesi, et me olime õhtuti vestluses, Facebooki vestluses näiteks ja siis üks kirjutas, teised nägid, kuidas tekst liigub ja niiviisi siis me jupikaupa iga päev tegime ja vahepeal siis, kellel oli aega, see tegi juba ise ka midagi. Aga kõik, mis aegunud oli ja vana, selle me siis sellest näidisest ühendasime ära ja seal oli igasuguseid riigiameti linke ja värke ka, mis olid juba aegunud, need me kontrollisime ära, panime uued kehtivad või siis eemaldasime ära. Et ta, ma ei mäletagi, kas me äkki tegime 1,5 kuud või niimoodi füüsiliselt päris, aga noh, oma töö kõrvalt ja kodu kõrvalt, et ta ei olnud midagi. Noh, nüüd teeks kindlasti kiiremini, isegi kui ei oleks seda faili all, sest et nüüd seda infot liigub nii palju rohkem ja nii palju inimesi, kes saavad aidata ja teistel naabritel on ka samasugune asi olemas. Aga siis oli ja nagu üsna vähe informatsiooni, kuidas seda luua üldse. Vot. Mina tänan. Selles mõttes ma ütlen, et kui see ükskord minu nii-öelda laua peale tõesti sattus, siis ma olin nagu vau, 29 lehekülge, et kas teil oli palju vaba aega, aga mulle meeldis see, et te saite aru sellest, et see 29 lehekülge on nagu väga mahukas, ta on väga põhjalik, aga ta on mahukas ja te tegite sinna kõrvale kohe selle nii-öelda lühikese, visuaalselt ka väga ägeda kriisiplaani, mis tõesti saab sinna külmkapi peale minna ja noh, tegelikult on see, et sellist ilusat paberit ma ikkagi naljalt prügikasti ei viska ka, et ta pigem ikkagi jääb nii-öelda koju kuhugi tähtsasse kohta mul seisma. Ja ei, no siin on kas või juba oma külameeste telefoninumbrid, et kellel veel ei olnud, et loomulikult me küsisime kõigilt luba, et kas me võime need siia trükise peale panna ja sellel põhjusel ei ole ka nad seal kriisiplaanis, et kriisiplaan on avalik, internetis igal pool üleval, et seal on ainult nimed, aga see voldik on siis noh, nagu igas talus ja seal on kõik reaalselt kontaktid ka olemas. Vot, aga mis ma tahtsin küsida nüüd juba, kui ma juba küsin, noh, nagu ise ka saan küsida, et meil oli seal sees see meditsiinivahendid või esmaabivahendid. Kui me nüüd tahame seda AED-d projekti kirjutada, kas sellest kohast piisab meil seal kriisiplaanis või me peame plaani ümber tegema? Ei, sellest piisab, aga ma ütlen sulle ausalt, kas te olete selle kuluarvutuse ära teinud? AED-d vajavad ma ütlen aastalt, iga aasta uut nii-öelda seda Akut. mitte akut, aga nad vajavad seda, et nii-öelda see asutus, kes võib seda AED-d nii-öelda atesteerida ehk vaadata, et kõik töötab, seda nii-öelda kontrolli ja see maksab. Kas on iga aasta või iga 2 aasta tagant? Meil on see plaanis nagu koos ettevõtjaga, noh, ehk siis kuna temal on väga palju eraüritusi, pulmi suvel väga palju laagreid ja meil on mitu suurüritust aastas on ju, kus meil on tuhandeid inimesi, et siis me ilmselt noh, nagu kahe peale selle siis ikkagi tahaks muretseda, jah. Ma vaatasin juba erinevaid, hinnad on ka muidugi kõikuvad, et seal on 1000-st ülespoole ja 2000-st allapoole ja veel lisaasjad sinna juurde. Kuna te olete kriisiplaanis selle ära maininud, et teil on esmaabivahendeid vaja ja see siiski läheb esmaabivahendi alla, siis mina ütlen, et see sobib ja ma ei näe põhjust, miks peaks seal nii-öelda parandusi tegema, aga kuna te peate niikuinii parandusi natuke tegema nende nimede ja nende puhul, et siis te saate lihtsalt sinna selle ka juurde kirjutada. Aga üldjoontes ma ütlen, et ei ole mõtet
nii-öelda just sellepärast avada. Okei. Aitäh. Aitäh sullegi, et sa olid valmis jagama oma kogemuslugu. Aga minu poolt on kõik. Mina tänan ja ma annan sõna tagasi Merilinile. Ja aitäh, Kaisa, aga ära veel kuhugile mine, et tegelikult me olemegi jõudnud küsimusteni, et ma näen, et chatis on üks küsimus tulnud ja ka kõik teised, kellel on kerkinud küsimusi, et nüüd me proovime üheskoos nendele küsimustele vastata, aga ma alustuseks loengi ette selle chatis tehtud küsimuse. Nii, kus see nüüd oli? Kas Kerksuskeskuse kiire internetiga liitumistasu on toetatav? Kes oskaks vastata? No, mina tõlgendaksin sedapidi, et kui Kerksuskeskuse üks baasnõuetest on sidevõimekuse tagamine, et siis võib seda interneti liitumist ilmselt tõlgendada küll sidevõimekuse tagamise tegevusena. Aga jällegi oluline see, et ta siis oleks ka kriisiplaanis sedamoodi ära kirjeldatud, eks ole. Või Kaisa, kuidas sinu arvamus on? Ja ühdin selle arvamusega, et ma saan aru, et see liitumistasu on lihtsalt see esmane nii-öelda seadmete ja kõige muu nii-öelda raha, mis on vahepeal ikkagi päris kõrge või siis vastava kommunikatsioonitrassi väljaehitamine, nii et mina ütleks küll, et see on tõesti abikõlbulik. Kas on muid küsimusi, kommentaare, sõnavõtte, tähelepanekuid? No nii, Varbo. Ava endal mikrofon ka. Ja, kõik on nüüd vait ja keegi ei julge küsida. Ma teen paar küsimust, et kas ma õieti sain aru. Ma võib-olla arvatavasti tean vastuseid ise ette, aga ma küsin, äkki teised ei julge küsida. Esimene asi oli see, et kui me rääkisime, et see korteriühistu peab tegelema avalikes huvides ja ta tahab oma maja keldrisse teha nüüd varjumispaika, kas see tähendab seda, et see peab olema kogu linnarahvale avatud või on see mõeldud ainult ikkagi korteriühistu inimestele? Jah, võin selles osas kohe täpsustada, et avalikes huvides peab tegutsema mittetulundusühing ehk siis MTÜ või sihtasutus, kes soovib toetust taotleda. Korteriühistu puhul on ikkagi tegemist konkreetse korterelamu elanike hüveks tehtava varjumispaigaga. Et jah, muidugi väga tore, kui seal on veel see koostöö koht, et seal on võimalus varjumispaika kasutada ka naaber kortermaja elanike jaoks, eks ole, see on igatepidi ju okei, eks ju, aga seal ei ole jah seda nõuet, et see peaks olema kuidagimoodi avatud kõigile, et see on konkreetselt korteriühistu elanike jaoks. Selge, sain üheselt aru saada. Teine asi see, mis mul läks natukene kõrvust mööda, et on aru saada, et kas sain valesti aru, et korra nagu keegi mainis, et kui kriisiplaani praegult ei ole, siis olete maha maganud, ärge seekord tulge proovimagi üldse. Aga kui ma ikka ruttu teen, ma teen ruttu ära ja siis on mul 5 päevaga tehtud ja kuidas sellega? Kui ta on taotlemise esitamise hetkeks olemas, siis on kõik hästi. Et selles mõttes, nagu me juba siin kuulsime suurepärast näidet Sarukülast, siis ma mäletan, et Saruküla rahvas hakkas selle taotluse peale ju mõtlema samamoodi vist alles kas 2 nädalat tagasi või kunas sellest juttu oli, et selles mõttes see on ka tulnud hästi kiiresti ja nagu ma täna Kaisa käest kuulen, siis on tänaseks juba kriisiplaani esimene mustand valmis. Mis tähendab seda, et kui sa jõuad oma kogukonnaga või oma MTÜ-ga või oma korteriühistuga nii kaugele, et sa suudad ära pidada need laiapõhjalised arutelud, eks ole, suudad kaasata oma inimesi, suudad läbi rääkida kohaliku omavalitsusega ja suudad ühtlasi siis ka Päästeametiga kooskõlastada, siis on ju kõik hästi. Et selles mõttes täna veel jõuab, et nagu me ka Kaisalt kuulsime, siis kriisiplaan ei pea olema see mitmekümne leheküljeline dokument, mida Airika tutvustas, vaid ta võib olla ka oluliselt kompaktsem. Et selle jõuab. Ja
kriisiplaani kohta ma ütlen veel sellist asja, et kahjuks või õnneks Võrumaa on nii väike, et uskuge mind, ma tean, ma kahjuks või õnneks tean, kas te olete teinud selle kriisiplaani kogukonnaga või te olete selle kriisiplaani ise kokku soperdanud. Ja see tuleb kohe kriisiplaanist välja ka, et jah. Pigem tehke kogukonnaga koostööd, päriselt ka soovitan, see pole mitte miski selline raske ja tappev ja nagu ma ütlesin, te saate alati tellida Päästeametit nii-öelda appi kriisikoolitust tegema. Mina küll ei tee seda kriisiplaani valmis teie eest, aga ma annan need esimesed näpunäited või esimesed nii-öelda otsad kätte, kust edasi on juba tegelikult väga kerge minna. Ja minu viimane kommentaar on seda Airikale ja tema kassile tervitused, aga 30 lehte täis saada, siis võiks selle Hormuzi väina kriisi ka hetkel kuidagi Sulbiküla plaanidesse panna, et kui lennuõnnetus juba on, miks mitte see on nali. Aga tegelikult tahan selles mõttes julgustada, et kui ise olen Võru valla ja linna kriisiennetuse koordinaator ja võib-olla mõnel paneb pulme kergitama või paneb hirmu naha vahele, et issand, kuidas ma nüüd selle omavalitsusega räägin ja kuidas ta siis selle omavalitsuse kriisiplaanidega sobitub, siis ausõna, mul on üsna raske kellegile vastu hakata vaidlema, et ta ei sobituks. Kõige tähtsam see, et te tulete, räägite, arutame ja 95% on see nii-öelda sobitub. Lihtsalt vaja rääkida, suhelda. Aitäh, Varbo, see on väga oluline kinnitus nii-öelda kohaliku omavalitsuse poole pealt, et ma usun, et ka teiste valdade puhul on tegelikult eeldus ju samasugune, et ka teiste valdade inimesed on vägagi valmis kogukondadega ja korteriühistutega koostööd tegema ja neid kinnitusi ja sisulisi plaane arutama, nii et mina ka väga julgustan ikkagi mitte tagasi hoidma ennast, vaid julgelt minema kohaliku omavalitsuse jutule, et seal on päriselt ka väga toredad inimesed. Kas on veel küsimusi? On kellelgi tekkinud? Tundub vist, et ei ole. Aga paneme siis tänasele päevale, sellele infoseminarile punkti peale ja võib-olla siis jätame õhku need põhisõnumid, et ärge jätke seda taotlemist kindlasti viimasele minutile, et voor algab esmaspäeval, aga ikkagi tulge juba oma küla või kogukonnaga kokku ja pidage selline hea ajurünnak, et mida teha ja samamoodi ka kriisiplaaniga, et hakake juba selles suunas mõtlema, kui seda veel ei ole ja kindlasti võtke ühendust Päästeametiga ja nii-öelda omavalitsuste kontaktisikutega, et te kindlasti ei pea seda üksi tegema, et ametnikud on väga toetavad ja valmis kõikidele küsimustele vastuseid andma. Ja ka need esitlused, me natukene veel timmime neid esitlusi, et paar väikest kirjaviga oli sees, aga me paneme selle esitluse siis üles ja tegelikult ka need omavalitsuste kontaktisikud paneme siis Võrumaa lehele Kogukonnafond 2026 kõik üles. Nii et aitäh teile kõigile, et leidsite selle aja ja loodetavasti hakkate siin lähipäevil juba toimetama. Ja mina ka kinnitan üle, et kui on küsimusi taotlusvooru tingimuste osas, midagi veel vaja täpsustada, siis tulge ka julgelt, võtke kratist kinni, helistage, kirjutage ja püüame koos lahendused leida. Et igal juhul oleme teie jaoks olemas ja loodame, et Võru maakonna kogukonnad ja korteriühistud siis sellest meetmest ka enda kaitsevõimekuse tõstmiseks tuge saavad.